See on suurepärane. Kehastunud kurjus. Norrase naine, kes oli kadunud juba nädalaid pärast oma tähtaega, leitakse surnuna lehehunniku alt. Tema keha on moonutatud ja beebid pole kusagil. Ja šokeerivad üksikasjad kuriteost hakkavad levima, keskenduvad võimud just tema enda perele. See ei ole ka minu jaoks loogiline. See on nii palju infot. Okei, siin on olukord, milles sa oled. Okei, kui sul on peas mingi kahtlus, et miski Courtney'ga ei klapi, siis... Me saame haruldase ja uue pilguheite sellele, kuidas mitme asutuse uurijad selle väga keerulise ja tihti segadust tekitava juhtumiga tegelesid. Courtney on viimased paar kuud öelnud, et ta võtab selle beebi endale ükskõik mis hinnaga, ükskõik milliseid meetmeid kasutades. Sa valetad. Võime kas või sellest alustada. Ja arvestades praegu nende vastu esitatud häirivaid süüdistusi, on mõned politsei kehakaamerasse salvestatud kommentaarid eriti kõhedust tekitavad. See piirkond siin üleval on kadunud, sest meil on sigarette vaja, muidu keegi sureb ära. Ja me hakkame teile kõike seda lahti seletama, paneme kõik konteksti ning anname teile täieliku tervikpildi kogu sellest juhtumist praegu. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Peaaegu 6 kuud on möödas sellest, kui 22-aastane ema, kes oli oma 3. raseduse lõpusirgel ja valmistus poeva eimale tooma, leiti hoopis surnuna ühest Põhja-Michigani riigimetsast. Tema laps oli temast välja lõigatud ja teda ei leitud kusagilt. See, mis alguses oli olnud Rebecca Parki meeleheitlik otsing, muutus tema poja otsinguks ja tema tapja jälitamiseks. Rebecca õde Kimberly teatas tema kadumisest 4. novembril, öeldes, et nägi teda viimati eelmisel õhtul nende bioloogilise ema Courtney Bartholomew'i ja tema abikaasa Brady juures Booney vallas. Kuid alles nädalaid hiljem, 25. novembril, leiti Rebecca surnukeha nendest lehtedest umbes 2,5 miili kaugusel Courtney kodust, niinimetatud 2 rööpaga metsatee ehk mullatee ääres. Teda oli korduvalt noaga pussitatud. Kohtuarsti sõnul lõigati tema laps temast välja. Uurijad tuvastasid hiljem, et ka laps oli surnud. Selguse huvides tuleb öelda, et surnukeha pole leitud. Pärast seda, kui Rebecca leiti, läks uurimine tõeliselt käima. Varsti olid 4 tema pereliiget trellide taga. Olgu selguse huvides öeldud, et neid süüdistatakse erinevates kuritegudes. Neile omistatakse selles loos erinevaid rolle. Ma tahan selles osas selge olla, sest tegelikult on kogu rõhk, kogu tähelepanu 2 inimesel, sealhulgas tema enda emal, keda süüdistatakse tema piinamises ja tapmises. Sellest loost me siin räägimegi, eks? Nüüd saime enda kätte üle 130 leheküljelise uurimisaruande ning ka süüdistatavate vastu esitatud vande all antud avaldused, mis annavad meile täiesti uue ülevaate sellest, mida väidetavad toimepanijad enda kaitseks ütlesid. Ma annan teile väikese eelvaate. Kõik näivad süüdistavat üksteist ja igal ühel neist on oma lugu, oma versioon võimalikust motiivist selle jõhkra tapmise taga, alates väidetavast kättemaksuplaanist kuni armukadeduseni. On isegi väidetav plaan Rebecca vastsündinu varastada. Ja lisaks kogu infole, mida nad kahtlusalustelt said, pidid uurijad tegelema ka TikTokis levivate kuulujuttudega. Kust sa seda kuulsid? Ma kuulsin seda kõike TikTokist. Mees, see oli kliikel TikToki otseülekannetes. I got Facebook, but Jesus Christ. Ja, inimesed läksid seal kindlasti hulluks. TikTokis räägiti neist inimestest, kes autos olid. Kas sa oled seda näinud? Ei, ma olen püüdnud TikTokist eemale hoida. Jah, see on suur juhtum. Sellele pööratakse palju tähelepanu. Paljudel inimestel olid oma arvamused. Ühel hetkel Rebecca otsingute alguses pidi Wexfordi maakonna šerifi osakond tegema avalduse kõigi nende metsikute teooriate ja valeinformatsiooni kohta. Nagu VPBN teatas, tsiteerin, sotsiaalmeedia kuulujutud ja veebipõhine vaenulikkus tekitavad meie uurimisele tõsiseid raskusi. Kuidas me üldse siia jõudsime? Kuidas see kõik juhtus? Siin pean ma sind kurssi viima, eks? Courtney endis Rebecca ja Kimberly ära, kui nad olid noored ning nad adopteeriti Parkide perekonda. See põhineb ajakirjanduse andmetel. Ja sellest ajast peale, nagu mitmed tunnistajad politseile ütlesid, ei olnud nad oma bioloogilise emaga eriti aega veetnud. Aga päevadel enne seda, kui Rebecca kadunuks kuulutati, tundus, et oli mingi püüe suhteid taaselustada. Rebecca Kimberly oli väidetavalt hiljuti käinud Courtney kodus õhtusöögil koos tema ja nende kasuisa Bradyga. Kadumise päeval oli Rebecca väidetavalt veetnud aega Courtneyga, plaanides justkui temaga piimakokteile juua ja arutada beebipeo plaane.
Samuti on teateid, et Courtney oli plaaninud anda Rebeccale ümbriku, milles oli $2000, väidetavalt selleks, et aidata beebiga seotud kulude katmisel. Muide, Rebecca oli selleks ajaks umbes 38-39 nädalat rase. Ta pidi sünnitama iga hetk. Tegelikult oli uurimisaruande kohaselt väidetud, et ta oli haiglasse läinud, arvates, et on sünnitamas, kuid ta saadeti koju tagasi. Aga siis jõuame 4 novembrini, kui keegi polnud Rebeccast tundide kaupa midagi kuulnud ega näinud. Kimberly andis tema kadumisest teada Wexfordi maakonna šerifi büroole. Ja uurimisaruande kohaselt ütles Kimberly väidetavalt šerifiametnikele, et tema ema Courtney oli talle öelnud, et ta oli koos Rebeccaga ning nad peatusid Courtney majas, et võtta pesupulbrit, mida Rebecca vajas. Ja väidetavalt oli Courtney just valmistumas Rebecca koju viima, kui Rebecca tema sõnul ütles talle, et ootaks, sest keegi pidi talle järele tulema. Väidetavalt ütles Courtney Kimberlyle, kes omakorda rääkis seda politseile, et Rebecca istus musta autosse, mis võis olla Chevy Malibu, ja lahkus. Courtney oli öelnud, et ta ei näinud, kes oli autojuht, ja Rebecca ei öelnud ka midagi. Ja väidetavalt oligi see viimane kord, kui teda nähti. Korraldati otsingurühmad, maapiirkond kammiti läbi. Rebecca jäigi ei leitud. Tegelikult olid need tema bioloogiline isa ja poolvend, kes leidsid tema surnukeha. Lugeds, Michigani osariigi politsei raportist. 25. novembril 2025 umbes kell 14.20. Kui viibiti Wexfordi maakonna šerifi kontoris, teatati ametnikele, et föderaalse metsaalal leiti surnukeha, mis oli kaetud lehtede ja materjaliga. Ametnikele teatati ka, et Rebecca bioloogiline isa ja Rebecca poolvend leidsid surnukeha. Mõtle selle peale. Tänu ainulaadsetele tätoveeringutele arvati, et tegemist on Rebecca Parki surnukehaga. Nüüd, KBTX-i andmetel oli Kimberly väidetavalt ühel hetkel öelnud, et Rebecca oli Courtney ja Bradi kodus, kui ta sai pähe löögi, hakkas krambihoogu saama ja suri lõpuks. See oli üks väidetavatest versioonidest. Aga siis saad sa rohkem teavet, mis lõpuks avaldati lahanguaruandes ja mis seab selle versiooni kahtluse alla. Miks? Tsitaat. Lahkamine viidi läbi Lääne-Michigani ülikoolis Dr. Christine Jamesi poolt. Sellel viibis ka abisheriff Alexis Howard. Parki seljal oli 6 terava esemega tekitatud haava, 2 paremal õlavarrel, 1 vasakult trapetslihase piirkonnas, 2 kaelal ja vähemalt 2 näol. Paremal näopoolel oli samuti rebend ja ebakorrapärane haav põsel, mille päritolu on teadmata. Kaelahaavad on kirjeldatud pindmistena ega ulatu lihastesse ega kahjusta veresooni. Enamik kerehaavadest paikneb pehmetes kudedes. 1 seljahaav tungib vasakusse pleura õõnde, kuid ei taba kopsu. 1 haav selja paremal küljel tungib paremasse pleura õõnde ja läbi parema ülemise, ma arvan, et see on kopsusagar või lingula ning põhjustab suure pneumotooraksi. Kõik suuremad veresooned on terved. See on jõhker kuritegu. See on jõhker rünnak. Seega küsitles politsei Rebecca bioloogilist isa ja poolvenda, sest nemad andsid üksikasju selle kohta, mida nad tol päeval metsast leidsid. Ta ütles, et nad nägid hiljem raja kõrval teebetkaarti. Läks seda lähemalt vaatama ja pööras selle lehega ümber. Ta ütles, et kaart oli kõigi teiste lehtede peal värskelt. Selle peal polnud ühtegi lehte. Pööras kaardi ümber ja selgus, et see kuulus. Ta ütles, et uskus, et käis kohtamas Kimberly Parkiga ja pidi vanglas olema. Ta kirjeldas, et see kaart oli täpselt raja alguses. Ta ütles, et oli nendes metsades koos Bradiga küttepuid lõikamas ja Brad tunneb neid metsi sama hästi kui tema ise. Hakkas seda dokumenteerima ja ta pöördus ringi ning nägi, kuidas tema pea välja paistis. Ütles, hoidke eemale, sest ta polnud kindel, kas see on plastmassist mask või mitte. Ta ütles, et dokumenteeris sündmuskoha, tsitaat, väga kiiresti, ilma midagi tuksi keeramata. Seejärel lahkusid nad, et tuua päästetöötaja ja leidsid 2 naist kollastes jakkides. Nad võtsid nad peale ja viisid sündmuskohale. Need 2 päästetöötajad läksid siis sündmuskohale, kus keha oli. Pärast seda muutus otsing Rebecca otsimiselt mindi üle tema vastsündinud lapse otsimisele. Esmareageerijad teatasid, et Rebecca emakas oli lahti lõigatud, kui ta oli veel elus ja laps eemaldati. Aga kus ta oli olnud, kuhu ta viidi, seda ei teadnud keegi. Seda võis vaid oletada. Nii hakkasid detektiivid keskenduma Rebecca lähikondsetele, tema sünniemale Courtneyle, kasuisale Bradile, õele Kimberlyle ja kihlasele Richard Fowlerile. Kõik olulised tegelased. Okei, nii et Richard, tuntud ka kui Rich, oli väidetavalt Rebecca lapse isa. Kuigi hiljem väideti, et tegelikult Brad tegi oma kasutütrele lapse.
jah, me räägime sellest väitest kohe lähemalt. Aga tagasi Rishi juurde, sest siin lähevad asjad tõeliselt segaseks. Nii et Rebecca ja Rish olid väidetavalt mõnda aega suhtes, kuid läksid siis ilmselt lahku. Ja just siis hakkas Rish väidetavalt armusuhet pidama Rebecca ema Courtneyga. Uurijate sõnul oli Courtney väidetavalt neile öeldud, et ta plaanis Bradist lahutada, et olla koos Rishiga. Aga see plaan läks ilmselt vett vedama. Nii et Rish sai justkui uuesti kokku Rebeccaga. Ja pole selge, kas Rebecca teadis, et tema ema oli väidetavalt seksuaalsuhtes Rishiga. Ma tean. Nii et nüüd on Rebecca ja Rish jälle koos, kihlunud. Nad ootavad last. Aga selgub, et Rishil oli väidetavalt veel keegi kõrvalt. Rebecca nooremõde Kimberly. Ja, Kimberly ütles hiljem politseile, et tema suhe Rishiga oli keeruline. See on veel leebelt öeldud, arvestades, et teda süüdistatakse uurijatele valetamises ja Rishi väidetava seotuse kohta Rebecca kadumisega eksitava info andmises. Selleni jõuame veel. Aga novembri lõpuks olid nii Courtney, Brad, Kimberly kui ka Rish kõik vahistatud ja silmitsi erinevate süüdistustega. Jällegi, erinevad süüdistused, erinevad väidetavad rollid ja muu selline, kuid kõige tõsisemad süüdistused esitati Bradile ja Courtneyle. Ja olgu selge, Kimberlyt ja Rishi ei ole otseselt süüdistatud Rebecca tapmises ega tema keha kõrvaldamises, eks. Aga Wexfordi maakonna prokuröride sõnul võimaliku kohtueelse vabastamise arutamisel piinasid ja tapsid Bartholomew'd Rebecca Parki. Selles juhtumis on meil 2 inimest, kes koostasid plaani. Nad tegid uurimistööd. Nad tõid Rebecca Parki oma koju. Nad sundisid teda sõidukisse ja viisid ta metsa, kus nad pussitasid teda. Sundisid teda maas namama, samal ajal kui nad lõikasid lapse tema seest välja, mis lõpuks põhjustas tema ja lapse surma. See on nii jõhker ja kohutav juhtum, kui üldse olla saab. Ja ma ei usu, et on olemas ühtegi olukorda, kus härra Bartholomew'le tuleks anda kautsjonit. Seega tahan ma süveneda sellesse uurimisaruandesse ja lugudesse, mida iga süüdistatav detektiividele rääkis või väidetavalt rääkis, kui nad üritasid välja selgitada, mis juhtus. Nüüd, kui me selle läbi vaatame, tahan ma öelda, et aruandes on osad kohad varjatud, ilmselt selleks, et kaitsta inimeste isikuandmeid või teatud infot või tõendeid, mida uurijad ei soovi veel avalikustada. Ilmselgelt on tegemist tundliku kuriteoga, kuid näiteks on üks lõik, kus on kirjas. Kustutatud ütles, et pärast Rebeccat kadumist ütles kustutatud talle, et Courtney üritas süüdistada kustutatud Rebeccat kadumise pärast. Ta uskus, et see oli tingitud Courtney kustutatud. Siiski, tänu väidetavalt kahtlusaluste vastu esitatud vandetunnistustele ja täiesti uuele kehakaamera salvestisele suudame me näiliselt kokku panna selle, mida politsei teada sai. Seega tahan alustada Brady ja Courtney Bartholomew's kodus tehtud salvestisega 25. novembril. Selleks hetkeks on neile öeldud, et Rebecca on surnud ja laps on kadunud. Kriminalistika labori kohtuekspertiisi uurijad on sündmuskohal. Seega on politseinikud paigutatud paari jälgima. Nad istuvad ilmselt koos elutoa diivanil. Courtney näib olevat sotsiaalmeedias ja loeb valjult ette uuendusi tütre kohta, keda teda ennast hiljem süüdistatakse jõhkras tapmises. Ja Brad tundub mõnikord ilmselt ebamugav. Kui ma praegu oma telefoni avaksin, siis see blingiks lakkamatult, inimesed lihtsalt ajaksid bla 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 bla. Ja ma olen kindel, et internetis liigub juba pilte ringi. Ma loodan, et mitte. Mina küll mitte. Ma olen siiski kindel, et on. Kahjuks. Sest inimestel lihtsalt ei ole austust, et sellist asja teha. Ma olen nõus. Kas nad ei või selle eest pahandustesse sattuda? Muidugi, sest kui nad midagi sellist postitavad, käib alles uurimine. Austus, ma ei tea, aga mind huvitab. Ma ei tea, mis seal väljas toimub. See on üles pandud. Rebecca Parki 22 surnukeha leiti Booney vallas A.T. Jack Roadsi äärest. Esimest korda teatati tema kadumisest 3 nädalat tagasi. Rich on Vanglas. Nad lihtsalt läksid ja rääkisid temale. Ta on Manglas. See on üles pandud. Kõike, mida tänaval räägitakse, ei saa uskuda. Pere on jaganud, et Rebecca lapse isa on Vekseri maakonna vanglasse viidud pere sõnul.
olevat täitnud vanglas tehtud kõnes, et teda vormistatakse seoses tapmisega. Seda teavet ei ole õiguskaitseorganid veel ametlikult kinnitanud. Lisaks näitab Life 360, et Rebecca õde Kimberly Park asub hetkel. Jagame jätkuvalt kinnitatud uuendusi, kui need laekuvad. Palun hoidke Rebeccat ja tema perekonda oma mõtetes sel raskel ajal. Mida perekond? Aga jällegi, see on sotsiaalmeedia. Sa ei saa kõike uskuda, mida seal kuuled. Rebecca Park on leitud surnuna, tema isa sõnul. See ei kavatse lõppeda. Ei, härra, ütlesin teile seda. Politsei sõnul ei ole esile kerkinud ühtegi uut usaldusväärset teavet. Tiffil pole endiselt Rebecca Parki kadumise juhtumis uurimises läbimurdeid. Väidetavat on kadunud rase naine leitud. Ma ei saa aru, miks sa seda üldse loed, sest ma ei taha kuulda nende kajastust selle kohta. Ma ei taha isegi sellele mõelda. Ja ma ei tea, kuidas sa seda nimetada tahad. Võib-olla huvitav eelvihje. Mõned sotsiaalmeedia andmed viitavad sellele, et Brad oli arreteeritud. See ei ole üldse tore. Ei, ma ei taha. Becca Lady. Courtney maja tagahoist. Okei, me oleme tagasi siin. Brad on arreteeritud. Tere, kutid. Ma ei teadnud, et ma olen vanglas. Kas teie teadsid? Sa näed vanglas olemise kohta päris hea välja. Millal vanglas suitsetamist tubama hakati? Ma võin palju piima juua. Nüüd tundub, et Courtney peamine mure on see, et keegi võib Rebecca keha fotosid internetti postitada. Ja ta on šokeeritud, kui saab teada, et samal ajal, kui nad rääkisid politseinikega, arreteeriti Rich. Naeruväärne. Ta ei suutnud kunagi lõpetada. Siis lõpetas tema poole vaatamise. Ma tahan veenduda, et keegi pole postitanud mingeid rumalaid pilte, mis tuleks maha võtta. Sa tead küll. No, ma saan sellest aru. See on viis, kuidas inimesed liiguvad. Ma ei tea, see on vist nagu poolenisti löök. Tere valu üle mõnu tunda. Just nii ma tunnengi. See on mõttetu. Isegi vaeva näha sellega. Ta ei peaks praegu vanglas olema. Ei, ta ei peaks. Ta ei peaks ka ähvardama endale viga teha, sa tead. See peab olema raske. Ma võin vaid ette kujutada. Ma tean, mida mina läbi elan. Võin vaid ette kujutada, mida tema läbi elab. Hästi. Aga midagi kindlat toimub. Mitte praeguses süütusbeebis. Ma sünnitasin ta. Tša. See on minu beebi. Hästi. Nii et Courtney tahab teada, kui kaua kuriteopaiga teenikud aega võtavad ja teatab, et ta tõesti ei taha, et see kogu öö kestaks. Ja Bradil on siin huvitav vaatenurk. Kuula seda. Kas tavaliselt võtab selle sündmuskoha läbimine nii kaua aega? Kõik on teistmoodi. Iga juhtum. Aga tead, iga juhtum on erinev. Ma ei tea, millega nad tegelevad või mida nad otsivad, sest ilmselgelt on see üsna ainulaadne olukord. Nii et ilmselgelt on see kõigi jaoks väga tõsine ja oluline. Nad lihtsalt tahavad olla kindlad, et nad saavad. Kõik põhjalikult teha. Mitte kui paljud inimesed selle saastasid. Loodetavasti. Las ma saan tegelikult vastused. See on lihtsalt minu asi. Ma ei tea, kui kaua neil aega läheb, ausalt öeldes. Ma pole kunagi pidanud millegi sellisega tegelema, nii et mul pole aimugi, kui kaua see aega võtab. Sest see mees lihtsalt tuleks sisse ja
ma ei tea, kes ta oli, aga ta küsib, kas sa tahad ööseks jääda? Ja ma ütlen, et kui ma ööseks jään, siis terve hommik on mul kõva pidu. Õige. Nii, et ma tean, et labor on nüüd siin, tundub, et nad on alustanud. Ja, tundub, et nad hakkavad midagi kokku panema. Väga varsti ja ilmselt oskavad just nemad sellele küsimusele vastata, sest loomulikult peaksid nemad teadma, kui kaua see aega võtab. Ma ei oska isegi aimata. Ja, sest ma ei tea, kuidas terve neetu töö olla. Ma ei taha terve öö lahkuda. Ja meil on peaaegu tubakas otsas, nii et... Kurat, ei. Nad võiksid küll kiiremini tegutseda. Sest siin on relv, sest meil on sigarette vaja. Muidu keegi sureb. Tõenäoliselt mina, aga keegi sureb. Kas sellel pallil ei ole tubakat? Väga vähe. Oh, kurat. Meil on autos mõned kujukesed. Seal on mingi altar. Autos on väga vähe valmis keeratud. Need on vist 2. Palun ära venita seda terve öö peale. Õige. Muidugi ma lasen neil teha, mida vaja. Õige, ma tean seda. Seda ma räägingi. Palun ärge venitage seda terve öö peale. Ma võtaksin hea meelega. Sa tead meeles pidama, kuidas nad mu maja niimoodi läbi otsisid ja luminooli kasutasid veendumaks, et verd pole. See vabastab meid ka kahtlusest. Ma tean. See teebki seda. Ja see ongi see. Ja nad ei leia seda ülesse. Ja mul on hea meel, et nad seda teevad. Ma ei taha millegi pärast muretseda. Sina ei taha millegi pärast muretseda, sest nad ei leia nagu nii midagi, aga ikkagi. Jah, Courtney näib ikka veel sotsiaalmeedias kerivat ja saab lõpuks kellegagi kõne, kes annab Ritsi kohta uudiseid. See inimene kuulis väidetavalt kellegi teise käest, et Rits ei näidanud väidetavalt mingit kahetsust ega küsinud beebi kohta, kui talle öeldi, et Rebecca suri. Ja helistaja edastab selle Courtneyle, kes näib olevat šokeeritud. Nüüd on kohtuekspertiisi teinikud lõpuks valmis maja sees fotosid tegema. Kriminalistid on valmis sisse tulema. Nii et nad ei saa kedagi siia sisse lasta, kui nad seda teevad. Nad teevad lihtsalt kiiresti mõned pildid ja lähevad siis ära. Ma võin sellist otsingut teha. Me ei otsi tingimata midagi konkreetset, aga nad tahavad lihtsalt selle sisemust fotodega dokumenteerida. Ma ei tea, kas sa tahad oma autoga natuke eemale sõita ja seal 10 minutit istuda või midagi sellist. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Lihtsalt nii kauaks, kuni nad saavad selle ära teha. Aga koerad? Kas see on väljas? Jah, see on väljas. Praegu on see seal. Olgu. Koerad on siin. 2 koera, kes olid seal väljas, olid siin sees. Lihtsalt 2 koera. Ja nii, et palun tule umbes 10 minutiks välja või midagi sellist. Vabandust. Autos, mis on hea. Kas teil on läbiotsimistuba? Ja. Kas ma võin seda näha? Ja, kus? Nüüd hakkab auto soojenema. Hästi. Te saate sellega tegeleda ja siis viimesena siit nii kiiresti sisse välja kui võimalik, et me ei peaks seal väljas olema. See vaipet, mis on siin otse all, seda saab liigutada. Seal ei ole probleemi. Sest inimesed on rääkinud, et kõik vaip on üles kistud või midagi sellist. Nii et te võite selle üles tõmmata, et ise näha. See on lihtsam. See on lihtsam. Võib-olla peate kasti sees oleva tooli veidi liigutama ja selle nurra tagasi tõmbama, okei? Ma annan talle sellest teada. Sest ma eelistaksin, et sa ei saaks selle alla iga päev vaadata. Jah, ole probleemi. Ja me teeme sulle tegelikult läbiotsimiskausta koopia. Sa ei pea vaipa tagasi panema ega midagi. Ma panen selle ise tagasi. Hästi, jah, nii pea kui te olete väljas, alustame. Ma tahan praegu keskenduda Bradley Berthalile, eks. Nii et nüüd 48-aastane mees ütles väidetavalt detektiividele, et tema ja Courtney olid olnud koos 8 aastat. Nad elasid enamasti koos tema Booney valla kodus, koos tema teismelise pojaga eelmisest suhtest. Kuigi Brad ütleb politseile, et elab osa ajast ka telgis mõne miili kaugusel. Nii et Bradil on prokuröride sõnul väidetavalt pikk kriminaalne minevik, mis hõlmab kõike alates võltsimisest ja juhiloeta sõitmisest kuni varguse katse ja varastatud vara vastuvõtmiseni. Ah jaa,
Brad on ilmselt ka seksuaalkurjategijate registrisse kantud. Michigani registri andmetel mõisteti ta 2011 aastal süüdi seksuaalkuriteos 13-15 aastase isiku suhtes ja 2017 aastal mõisteti ta süüdi lapse seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjali omamises. Courtney ja Bradiga oli politsei juba varem Rebecca kadumise asjus üle kuulanud, enne kui tema keha leiti. Ja me oleme teada saanud, et Brad kukkus väidetavalt läbi valedetektori testi. Olgu selge, et Michiganis ei ole valedetektori testi tulemused meie teada tavaliselt kohtus lubatud ega arvestatavad, kuid need on uurimistes võimas tööriist, et kahtlusaluseid võimalike valede osas survestada. Nii et 25. novembril pärast halva uudise teatamist palub Michigani osariigi politseidetektiiv Bradil tulla tema autosse, et privaatselt rääkida ja tema kehakaamera salvestas kõik. Olgu öeldud, et mõned nimed ja muud üksikasjad olid õiguskaitseasutuste poolt enne meile toorvideo saatmist vaigistatud, kuid vaadake ise. Ma hakkan sulle palju küsimusi esitama ja ma tean, et paljusid asju on sinut juba küsitud, aga ma pean enda jaoks mõned asjad seljaks tegema. Nagu ma ütlesin, ma ei tunne sind, aga ma tahan olla kindel, et see, mida sa mulle räägid, on 100% tõsi. Olgu, räägi mulle oma valedetektorit testist. Ma kukkusin oma polügraafi testi läbi. Mis küsimused olid? Kas ma teadsin, kus Rebecca oli? Või kas mul oli teadmis, kus ta oli? Kui ma olen Rebeccat haavanud või teadsin, kes Rebeccat haavas, nad sõnastavad selle väga veidrat. Üks põhjusi, miks õiguskaitseorganid keskendusid just Bradile ja Courtneyle, oli see, et just nemad leidsid väidetavalt Rebecca mobiiltelefoni kruusateelt, mis asus nende kodu lähedal. Ja see telefon käis väidetavalt läbi mitme käe, enne kui see uurijateni jõudis. Nii et Brady sõnul suutis Rich telefoni asukoha kindlaks teha ja saatis sellest ekraanipildi. Selgita mulle, kuidas telefoni asukoht kindlaks tehti. Räägi mulle samm-sammult. Telefon leiti üles. Ma jõudsin siia. Cornelius Gavis. Ta näitas mulle fotot, millel oli see tee märgitud numbriga 26. Okei, ja sa näed sellele ka, kus meie sissesõidutee asub. See näitab sulle sissesõiduteed. See oli nagu... satellite foto. Ja ma ütlesin, et sa saad aru, et see on teisel pool teed. Tema küsis, kus? Ma ütlesin, lihtsalt. Sõida siia ja me läheme mööda 26 maanteed. Tema ütles, et okei, nii et ta sõitis üle tee. Ja ainus 2 rööpaga tee, mis siit suunast ära keerab, on see, mis läheb paremale. Seelal on ainult üks tee, mis keerab paremale ja see oleks parim koht alustamiseks. Tundub, et see on ainus koht, kuhu autoga ligi pääseb ja ma ei usu, et ta väga kaugele kõndis. Ta oli tolle 38 nädalat rase. Ta ei kõndinud väga kaugele. Rebecca ei kõndinud väga kaugele. Nii et ma hakkasin seda mööda minema. Tulin autost välja ja kõndisin mööda rada. Ma jäin rehvide jälgedesse. Ma püsisin neis jälgedes. Ma kõndisin seda rada. Ja kui ma jõudsin väikesele lagendikule ja kurvile, natuke kurvi peale, siis tema telefon oli seal. Täpselt nii kaugel sellest mullarajast, mida ma mööda kõndisin. Ma peatusin, osutasin sellele, võtsin selle ülesse ja andsin selle Courtneyle läbi autoakna. Courtney pani selle kinni. Ma võtsin juhtimise üle, sest tema ei taha eriti sõita. Ei taha eriti sõita. Ta oskab küll, tal on juhi luba ja kõik olemas, aga talle lihtsalt ei meeldi sõita. Rebecca poiss, sõber. Tal on telefonil kood. Me kõik teame seda, sest Kimi ütles alati, et meil mõlemal on telefonil koodid. Me mõlemad teame teineteise koode. Rebecca Cood. Me viisime selle tema juurde, et ta saaks selle avada ja me näeksime, kellega ta viimati rääkis. Ta ütles, et oli liiga pime, ta ei saanud sel hetkel sellesse sisse. Ta ei näinud seda. Courtney ja mina, me tagurdasime sisse sõiduteed välja ja lahkusime. Ma arvan, et hiljem samal päeval läks Kimberly ja võttis selle ära.
ühendas selle oma sülearvutiga ja väidetavalt rikkus oma arvuti ära. Ja siis see jõudis teie kätte, maakonna kätte. Jah, detektiivi näost on näha, et ta üritab Bradi lugu jälgida, aga võib-olla saab ta infot, mis on vastuolus sellega, mida teised on talle rääkinud. Miks ma seda ütlen? Sest näiteks õiguskaitseorganitele oli öeldud, et Courtney rääkis Kimberlyle mustast autost. Aga Brad väidab, et see oli vastupidi. Ja tegelikult Bradi sõnul oli Kimberly ise selles autos, vähemalt näiliselt. Courtney sõnul. Courtney pidi minema Rebeccale järele, et viia ta jäätist sööma ja anda talle $2000. Ja siis istus Rebecca seal ja ütles, et tal on pesu pesemiseks vaja pesukapsleid, sest ta valmistus beebi tulekuks. Ta tahtis pesu pesta ja kõik korda ajada, kõik ära teha, mis vaja oli. Naised teevad seda kogu aeg kahjuks. Kui sul on lapsed, siis sa tead seda. Ma olen kindel. Ja nad tulid siia, ma arvan. Nad istusid sissesõiduteel. Nad rääkisid. Courtney läks sisse, sest Courtney ütleb, et nad plaanisid beebipidu või midagi sellist. Ja me tegimegi seda. Me käisime väljas ja ostsime talle hunniku beebi asju. Nii et ma tean, et ta tõesti tahtis seda last endale jätta. Rebecca tahtis. Ja ma nõudsin, et ta saab oma asjad korda. Sai laps. Ja. Kui mulle öeldi, et ta läks musta autosse ja ütles emale, et tuleb tagasi. Kus siimast auto oli? Ma ei tea täpselt. Ma ei olnud siin. Kus sa olid? Ma olin oma telgis. Kus su telk on? Seal Harrietas. Nii et sa oled seal kaugel Harrietas, jah? Ma olen siin olnud viimased peaaegu 3 nädalat nüüd selle teise asja pärast, mis toimub. Kus Courtney ütles, et auto on? Üle tee. Nad tagurdasid sissesõiduteelt välja. Ja. Nad tagurdasid sissesõiduteelt välja. Ja ta hakkas edasi sõitma ja Rebecca ütles, oota ema, keegi pidi mulle järele tulema, väidetavalt. Seda rääkis mulle Courtney. Nii et ta tuli Courtney autost välja, et minna sellesse autosse. Ja mida sa mulle nüüd ütled on see, et Kimberly ütleb nüüd, et ta oli selles autos. Ja ta ütles Rebeccale, et mul on kahju. Ta ütles seda Courtneyle eile õhtul. Ei, ta ütles talle seda laupäeval. Laupäeva õhtul. Laupäeval. Kui ta tuli ja võttis oma asjad tema veoautost välja. No, kelle auto ta ütles, et see oli? Ta ei öelnud. Courtney ei öelnud mulle, kelle auto ta ütles, et see oli. Kui ta seda üldse ütles, siis ma ei tea. Olgu. See ei ole ka minu jaoks loogiline. See on nii sassis. Olgu, siin on olukord, milles sa oled, eks? Kui sa tõesti oled telgis Harrietas ja ma ei ütle, et sa valetad. Ma lihtsalt ütlen, et sa pead asju ka minu vaatenurgast vaatama. On külm. Jaa. Mul on Carhartti riiled ja mul on kõik olemas. Jaa. Aga mida ma ütlen on see. Sa tead palju rohkem, kui sa mulle räägid. Sest on asju, mida räägitakse ja mida ma tean, et Courtney on öelnud. Ja on ka asju, mida Kimberly räägib. Ja siis on veel asju. Ja see nõiaring aina jätkub, kus inimesed hakkavad süüdistama. Ja osa sellest tegelikult ongi loogiline, osa on, aga osa ei ole. Nii et mida ma ei taha, et juhtuks, eks, on see, et ma ei taha näha. Sind süüdistatakse alusetult mõrvas osalemises. Kui see tegelikult ei olnud see osa, milles sa osalesid, eks? Okei, sest ma ei usu hetkekski, et sa üldse ei olnud seotud. Okei, ma olen seda teinud. Ei, sa ei saa aru, ma olen seda tööd liiga kaua teinud. Okei, ma olen seda tööd liiga kaua teinud. Okei. Ja ma olen rääkinud paljude inimestega ja kuulnud palju lugusid. Aga ma olen kuulnud lugusid. Ja, see on võtmesõna. See on väga oluline sõna. Aga on ka detaile, mida sa mulle räägid, mis on tõsi. Nii et ma tahan praegu teada, mida sa oled valmis mulle rääkima. Milline oli sinu osalus?
ja siis saan otsustada, kas ma arvan, et sa oled milleski süüdi. Kas sa oled tegelikult milleski süüdi? Sest kui kõik, mida sa tegid, oli pärast seda abiks olla, siis praegu oleks aeg mulle seda öelda. Ma ei anna mingeid lubadusi. Ma lihtsalt ütlen sulle, et kui üldse kunagi oli õige aeg, siis mina olen viimane inimene, kellega sul on võimalik rääkida. Vabandust, sa ütled mulle, et mul peaks olema advokaat. Ma ei ütle, et sul on vaja advokaati, sest sa ei ole arreteeritud. Kui sa oleksid arreteeritud, oleks sul kindlasti õigus advokaadile ja advokaadi kohalolekule ning sulle loetaks Miranda õigused ette. Sa ei ole arreteeritud. On põhjus, miks sa ei ole arreteeritud. Ma vajan sinu abi. Ja ma ei usu, et sina selle mõrva toime panid. See ongi kõige suurem põhjus. Ei. Aga kahjuks, tead ju küll, asjad on nii. On asju, mida sina tead, aga mida politseile pole tegelikult räägitud. Näiteks on detaile, mida sa saad mulle anda ja mis aitaksid meie uurimist oluliselt edasi. Ja see aitaks oluliselt kaasa sellele, et sind ei peetaks selles asjas peamiseks kahtlusaluseks. Ainus asi, mida ta mulle ütles, oli see, et must auto peatus. Et ta väidetavalt istus autosse kell 8:30. Nüüd väidetakse, et autos oli hoopis Kimberly ja see saadeti Kimberlyle. Ja siis Kimberly saatis selle oma emale. Kas ta ütles sulle, et Kimberly oli kuskil bussis ja ta sünnitas oma last mingis teises kohas? Ma mõtlen, tule nüüd mees, sa pidid seda kuulma. Ma kuulsin, et ta läks Tennessee'sse. Jaa, kellelt sa seda kuulsid? Ma kuulsin seda kõike TikTokist. Okei, aga Courtney räägib seda. Aga näed, ma ei ole alati siin. Okei, hästi mees. Kui sa ei taha, et paistaks nagu oleksid sellega seotud, siis pead mulle rääkima, mida tead. Ma tegelikult üritan sind aidata. Praegu ei pruugi see nii tunduda, aga mina olen see, kes tuleb ja ütleb, okei. Courtney jaoks ei tõuta see head ja ma tunnistan seda. Ma ütlesin talle seda kohe alguses. Kes siis aitas tal laibast lahti saada? Ma ei tea, kas ta üldse midagi tegi. Mida sa sellega mõtled? Ta oli viimane inimene, kes temaga koos oli ja tema telefon on üle tee. Loomulikult ta tegi midagi. Ja siis viidi tema keha minema ja visati kaugemal tee ääres maha. See on nagu õpikust võetud. Ei. Tehti liiga palju vigu. Õige. Ma lihtsalt ütlen, et see ei ole hea. Ja sa elad siin koos temaga. Ja mina ei ela temaga. Olgu mis iganes. Okei, nii et sa elad telgis, aga kas sa üldse magad siin? Viimaste nädalatel olen küll siin olnud. Jah, ma mõtlen, kas te olete abielus? Jah. Me oleme abielus. Okei, nii et see on sinu naine. Ma mõtlen, okei, nii et sa üritad temast nagu eemale hoida. Ja see on lihtsalt nii, ma tean, teil on nagu suhe, sellega ma olen nõus. Aga samal ajal oled sa ikka veel siin mees pärast 8 aastat. Mõni minut hiljem katkestab detektiiv Brady, et küsida, miks Courtney, tema naine, üritaks jätta muljet, et tema on süüdi, eks. Oleme võrrelnud ametlikke andmeid selle kehakaamera salvestisega ja nimi, mis on summutatud, tundub olevat Rish. Jällegi, Rebecca Kihlatu. Ja muide, nagu ma varem mainisin, ma ei tea Courtney ja Kimberly väidetav armuke. Ma jalutasin temaga ringi ja ta kõndis kogu vanaema kinnistu ning selle kinnistu ümber. Miks ta peaks püüdma sind süüdi näidata? Ma ei tea. Ma tean, aga kas ta arvab, et sina tegid seda? Kes? Courtney? Ei, tema ei arva nii. Ta ütleb mulle, et pole võimalik, et ma midagi tegin. Sest ta teab, kes seda tegi. Hästi. Ütle mulle, kes seda tegi? Ma ei tea, kes seda tegi. Olgu, aga ütle mulle, kes sinu arvates seda tegi? Ma arvan, et tema tegi seda. Olgu. See on see, kes minu arvates seda tegi. See, mille süüd oli välja murtud, sest süüde murdus sellest välja. Aga ma ei ole kogu aeg siin, aga pärast seda, kui Rebecca kadus, olen ma viimasel ajal siin olnud. Aga enne seda... Miks sa arvad, et nad seda tegid?
Armageddon. Selgita seda mulle. See, et Rebecca oli koos. So, kaks kärbest ühe hoobiga nii-öelda. Ja. Sellega, et mulle ja neile öeldakse, et mina tegin seda. Nii et põhimõtteliselt saavad nad kumbki lahti inimesest, kellega nad olla ei taha. Õige. Nii saavad nad koos olla ja nad teevad kõik, mis nende võimuses, et nüüd sinu peale näpuga näidata, sest tema on juba pildid kadunud. Nii et selle intervjuu põhjal tundub, et Brad paneb süü Courtney ja Richie peale. Ma arvan, et see on õiglane väide. Aga ta ei peatu sellega, sest tundub, et ta toob mängu ka Kimberly. Vandal antud ütluste kohaselt oli Brad väidetavalt vaid päev enne seda uurijale öelnud, et ta oli, tsiteerin, kohal õhtusöögil koos Courtney Bartholomew, Rebecca Parki ja Kimberly Parkiga laupäeval 1. novembril 2025. Selle aja jooksul ütles Bradley, et Kimberly pidas temaga privaatset vestlust ja küsis 2 maja taga oleva raja kohta. Ja siis ütles Kimberly, et tal on vaja Rebecca, tsiteerin, piidilt eemaldada. 30. novembril arreteeriti Courtney ja Brad. Nad eraldati, neid üle kuulati. Alguses näib Brad justkui jäävat oma loo juurde, et tema naine ja Rich olid tapjad. Kui vaadata vandetunnistust, siis ta ütles, et Courtney rääkis talle, kuidas tema ja Rich tegid midagi kohutavat, aga ta ei tahtnud talle öelda, mis see oli. Ta väitis, et kui tuli välja Rebecca kadumise lugu, hakkas ta otsi kokku viima. Bradley teatas, et Courtney ähvardas teda, et kui ta midagi räägib, teeb ta tema elu põrguks. Kuid lõpuks tunnistas Brad väidetavalt, et tema ja Courtney olid need, kes viisid Rebecca metsa. Kuid ta väidab kindlalt, et tema ei teinud midagi vägivaldset, et see oli kõik Courtney tegu. Vande all antud ütlustes kirjeldas Bradley, et tegelik pussitamine algas siis, kui, tsiteerin, Courtney lihtsalt haaras noa ja hakkas teda pussitama. Nuga oli olnud Courtneyst paremal. Ta ütles, et Courtney pussitas teda rinda nii palju, kui tema teadis, kuid lisas, et hüppas veoautost välja, kui Courtney hakkas noaga vehkima, nii et ta polnud kindel. Nüüd paljastavad süüdistusdokumendid ka selle, et Courtney võis olla plaaninud lapse endale jätta. See on väide. Brady sõnul soovis Courtney näiliselt last, kuid nad ei saanud lapsendada, kuna ta oli seksuaalkurjategija. Nii et vande all antud ütluses ütleb Bradley, et ta usub, et Courtney on võimeline oma endal lihast ja luust inimest lõhki lõikama ning lapse välja võtma. Ta nõustus, et Courtney on kinnisideeks saanud soovis saada veel üks laps enda hoolde ja kasvatada. Ta nõustus ka, et on täiesti võimalik, et ta võib rünnata Rebeccat ja lõigata temast lapse välja. See uurimisaruanne näitab, et laps ei jäänud ellu pärast seda jõhkrat rünnakut oma ema vastu. Ja Brad väidetavalt ütles detektiividele, et ta ei kuulnud kunagi lapse nuttu ega näinud last liikumas. Väitis, et lapse keha viidi koos nendega tagasi majja, kus ta pandi väikesesse jahutuskotti ja lõpuks visati prügikasti. Tema keha pole kunagi leitud. Olgu, sa pidid meile näitama seda prügikasti, kus... Kohe varsti. Me näitame teile kehakaamera videot Bradist, kes näib juhatavat detektiivi kohtadesse, kuhu ta väidetavalt tõendeid viskas. Samuti kohta, kus Rebecca suri. Okei, kohe jõuame selleni. Aga see oli Bradi lugu, eks? Aga Courtney? Me ei ole veel saanud temast salvestatud ülekuulamisi uurijatelt, kuid süüdistusdokumendid näivad esitavat tema kohta häirivaid süüdistusi. Courtney sõnul piinas ja tappis tema tütre Brad ning tema ei suutnud teda peatada. Kas märkad süüdistuste veeretamist? Ta rääkis uurijatele väidetavast tülidest oma abigaasa Bradi ja taas oma oletatava kunagise armukese Richie vahel. Courtney väidab, et Rich oli teatanud Bradist õiguskaitseorganitele, kuna Brad olevat rikkunud seksuaalkurjategija staatusega seotud reegleid. Ja väidetavalt ütles ta politseile, et Brad mõtles välja selle plaani, et Rebeccale haiget teha, kui viisi, kuidas Richie karistada. Nüüd väitis Courtney väidetavalt ka seda, et Rebecca laps oli tegelikult Bradist, mitte Richist. Olgu selge, selle väite kohta rohkem infot ei olnud, aga issand, selle vandetunnistuse kohaselt väidab Courtney, et ta astus Bradile vastu päev pärast seda, kui kriminalistikalabor nende kodu pildistas. Ja ta ütleb, et Brad alustas roppusi täis sõimu, öeldes, et Rich ajas valel inimesel harja punaseks. Tsitaat. Ta nõustub, et see kõik on kättemaksuplaan. Courtney ütles, et kui ta küsis temalt, mida ta tema tütrega tegi, ütles Bradley. Ma lõikasin ta kuradi kõri läbi, ta vääris seda. Ta jätkab, öeldes, et Bradley ütles, et ka Rich vääris seda ja lihtsalt juhtus nii, et selle eest maksab sinu tütar.
Courtney ütles, et kui ta küsis oma pojapoja kohta, ütles Bradley. Oh, ma panin ta külmkasti, toppisin ta prügikotti ja viskasin prügikasti. Nüüd viitasid paljud Courti vastused sellele, et tegemist oli mingi ettekavatsetud plaaniga. Ja uurijad tahtsid teada, miks Courtney, kui see on tõsi, kui need süüdistused on tõesed, ei teinud midagi, et Bradi peatada enne, kui asi nii kaugele läks. Siin on üks näide. Tsitaat. Meenutades vestlust, mis tal oli 6 aega varem Bradleyga keisrilõigetest, teatas ta, et Bradley otsis selle kohta infot oma telefonist. Kui temalt küsiti, miks nad seda arutasid, vastas Courtney, et sellepärast, et Bradley ütles, et nii lähebki. Ta ütles, et Bradley rääkis talle, et ta lõikab lapse Rebeccast välja otse Richie silme all. Courtney ütles, et ta ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd olevat Courtney uurijatele öelnud, et Brad sundis teda ja Rebeccat veoautoga metsa sõitma. Ja ta väidab ilmselt, et just tema ründas Rebeccat ning et ta pidi kiiresti otsustama võtta skalpelli auto kindalaekast ja lõikama lapse välja. Öeldes isegi, et Rebecca, kes oli veel elus, käskis tal seda teha. Vande all antud ütluste kohaselt David. Courtney ütles, et ta ei pussitanud Rebeccat kunagi. Ta oli vastutav ainult selle eest, et püüdis oma pojapoega päästa. Kui temalt küsiti, kas ta arvas, et oleks pidanud proovima oma tütart päästa, ütles Courtney, et ta ei suutnud seda teha. Seega väidab Courtney, et ta kavatses poisslapse anda võimudele, et laps saaks tagasi oma isa Richie juurde. Aga kui ta ellu ei jäänud, pandi ta sellesse pehmesse jahutuskotti. Ma mainisin, et Brad viis need 2 detektiivi ilmselt mingil hetkel kuriteo paika. Peameeles see on lindile salvestatud. Aga ta on üsna ebamäärane selles osas, kuidas ja miks täpselt tema, Courtney ja Rebecca sellesse metsaalasse sattusid. Ja ta näitas neile väidetavalt ka vähemalt 2 prügikasti asukohti, kuhu ta väidetavalt viskas noa, millega tema kasutütar pussitati. Esimene osa siin, kus sa peatud auto ja see läheb paremale. Ja see ongi see prügikast, viskan. Nii et kõigepealt paremale ja prügikast on kohe siin vasakul. GFL prügikast. Okei. Ja kuidas sa valisid just selle konkreetse korterikompleksi ja minu prügikasti? Maine elas, kui ma siin. Olgu. Ta ütles, et viska see esimesse. Ja millal sa sellest noast lahti said? Kolmapäeval. 5. Kolmapäev 5. Okei. See oli siis paar päeva pärast seda, kui kõik juhtus. Õige, okei. Ja lihtsalt voldi seda nii, nagu sa just tegid ja siis lihtsalt peatu ja viska see sinna sisse. Ja mis kella see oli? See oli ilmselt umbes kell 3:30. Pärast lõunal? Jah. Okei, ja kas see oli millegi sees? Ei. Okei. Kas lihtsalt rätikus või kilekotis või midagi sellist? Kirjelda mulle nuga. See oli nagu jahinuga. Okei, kas kokkupandava teraga või jäiga teraga? Okei. Kui pikk? Tõenäoliselt umbes 5 talli. Okei, kas see oli sinu nuga? Ei. Kas sa tead, kelle oma see oli? See oli Courtney oma. See oli tema oma, okei. Kas sa tead, mis marki see oli? Ei, ma ei tea, okei. Hästi, ta viskas selle prügikasti peale. Midagi. Kas seal oli verd või midagi muud näha, kui sa selle sinna viskasid? Ma ei pööranud sellele tähelepanu, ei? Okei. Ma tahtsin lihtsalt sellest oma käest lahti saada. Jah, Bradi versioonis on ajajoone ümber palju segadust, sest ta väidab ühel hetkel, et üks sõiduk paari Escape oli rajal ja teisel hetkel ütleb, et see oli see Fordi kastikas. Ja detektiiv küsib selle kohta Bradilt. Nii et Rebecca ei olnud sinuga, kui sa tulid siia selle Escape'iga? Ei. Kus ta oli? Ta oli juba siin väljas pätt. Nii et ma surin. Mul on selline tunne. Ta oli juba siin väljas. Okei, nii et sa tõid siia kastika. Koos Rebeccaga. Okei. Tegid seda, mida tegid. Tjaa. Läksid tavasi majja ja siis ütled, et tulid jälle siia välja Escape'iga. Tjaa. Okei, mida sa tegid, kui tulid Escape'iga siia tagasi? Okei. Hästi. Nii. Ja Rebecca oli siis veel elus.
nii et Rebecca oli siin kaua aega üksi. Ei, tõenäoliselt 10 minutit. 15 minutit. Kas ta ei saanud joosta? Kas ta ei saanud põgeneda? Kas ta oli rase? Ta oli 38. nädalal õige. Te lahkusite kastiautoga ja tulite tagasi. Miks te vaatasite? Sest Courtney tahtis Rätikud ja tekki. See jäi maha ja nad põgenesid. Milline oli Courtney tagasiteel? Te aitasite tal põgeneda. Kuidas ta käitus? Frustreeritud. Võta Rebecca. Lihtsalt üldiselt või millegi muu pärast? Üldiselt. Kas ta arvas, et oli ta tapnud? Sel hetkel mitte, ei. Sest nad tunnevad, et tüdrukud ei hinda teda emana. Kas ta kõndis koos teiega tagasi maja juurde? Ei. Ei öelnud midagi, mida rääkida. Ma ei tahtnud kindlalt teada saada, mis toimus. Ma hüppasin välja. Kuule, eks sa polnud veel rajal alla minemas? See tundub väga tuttav. See seal või? Ei. See on täielikult kann, mis seisab püsti. Õige. See seal, teie olete väga tuttavad. Nii, et sa arvad, et see juhtus just siin? Ma arvan küll. Olgu. Ja nii, pärast seda, kui ta tapeti, ta jäeti sinna kännu lähedale ja kaeti lehtedega. Olgu. Ja kui detektiivid küsivad Bradilt nende riiete kohta, mida ta kandis pusitamise ööl, teeb ta näiliselt jahmatava kommentaari, väites, et riided, mida Courtney kandis arreteerimise ajal, on väidetavalt samad riided, mida ta kandis mõrvaööl. Siis pöördute Kimberly poole, kes on Rebecca noorem õde ja see, kes teatas tema kadumisest. Ka tema arreteeritakse lõpuks, kuid talle esitatud süüdistused on seotud väidetava uurimise takistamisega, nimelt sellega, et ta üritas politseid eksitada. 25. novembril pärast seda, kui Rebecca leiti, küsitles see sama detektiiv, kes oli Bradiga rääkinud, ka Kimberlyt väljaspool maja, kus ta peatus. Ja üks asi, millele ta kohe keskendus, olid kõik kuulujutud, mis sotsiaalmeedias selle juhtumi kohta levisid. Sest väidetavalt oli Kimberly osalenud mitmetes TikToki otseülekannetes, nagu tema vastu esitatud vandetunnistuses kirjas oli. Ja vandetunnistus ütleb ka, et laupäeval 22. novembril 2025 tegi Kimberly Park sotsiaalmeedia otseülekandes avaldusi, et ta teadis infot selle kohta, et Courtney Bartholomew ja tema abikaasa Brad Bartholomew olid kuidagi seotud Rebecca Parki kadumisega. Detektiiv Peace Corps küsitles Kimberly Parki samal kuupäeval ja ta teatas, et Courtney ja Brad lõid Rebecca Parki pähe, et tal tekiks krambihoog. Ning kui nad ei suutnud Parki krambihoost elustada, võttis Brad ühendust sõbraga, kes tuli ja viis Rebecca Parki surnukeha minema. Park ütles, et Brad mainis midagi soost, kuid kui see teine detektiiv teda mõni päev hiljem küsitles, oli tema lugu näiliselt muutunud. Mis sa arvad, mis su aega juhtus? Ma arvan, et Courtney ja Brad osutavad selle eest. Miks sa nii arvad? Sest see on Courtney kommentaar. Et ta tahtis seda last ükskõik mis hinnaga. The Bonded. Ta tahtis seda last ükskõik mis hinnaga. Ta oli täiesti veendunud, et ta võtab selle lapse niikuinii. Okei, nii et Courtney tahtis võtta Rebecca lapse. Ja kuidas ta seda ütles? Kas ta postitas selle kuskile või ütles ta seda otse? Otse Rebecca silme ees. See oli tema jaoks teistmoodi, nii et kuidas ta selle vastu võtab. Kas ta ütles, kuidas ta selle lapsega hakkama saab? Ta ei öelnud kunagi, kuidas ta seda teeb. Aga kui ma rääkisin Pete'i korpusele hiljuti, et Courtney ja Brad olid vastutavad. Mul oli tunne, et ta oli lähedal. Sul oli tunne, et ta oli lähedal, nagu geograafiliselt lähedal, nagu sinu asukoha läheduses. Courtney ja Bradi maja lähedal.
Okei, miks sa Courtney'le ütlesid? Et Rebecca lahkus nagu läks Tennesseesse. Ma ei öelnud seda kunagi Courtney'le. Sa ei öelnud kunagi Courtney'le ei, okei? Courtney hakkas selle kohta kuulujutte levitama. Okei. Kas sa ütlesid kunagi Courtney'le, et olid autos, mis ta peale võttis? Ei, see on auto, mida mina juhin. Okei, aga sa ei öelnud talle kunagi, et olid autos, mis ta majas peale võttis? Ei, Courtney üritas öelda, et mina olin, aga ma ei olnud kunagi. Ma olin siin, rääkisin oma lapse isaga, läpsin magama ja ärkasin järgmisel hommikul tööle. Ma ei lahkunud kunagi majast. Courtney helistas mulle, kui ma siin olin, öeldes, et Becca läks kellegagi autosse. Nii et Courtney ütles väidetavalt hiljem detektiivile, et ta mõtles musta auto loo välja vastavalt juhtumi aruandele. Pole selge, kas Kimberly teadis, et Courtney väidetavalt valetas, kui ta seda infot edasi andis või mitte. Kehakaamera salvestisel on näha, kuidas Kimberly ütleb detektiivile, et tegu on süüdi lavastamisega. Mul on veel üks küsimus. Mul on sulle tegelikult palju küsimusi. Ma lihtsalt tahtsin aru saada, miks Courtney mulle seda ütles. Kas see on sinu jaoks liiga ere? Miks? Miks ta mulle seda ütleks? Sest ta tahab mind süüdi lavastada. Ta tahab sind süüdi lavastada. Sa teatasid politseile, et su ema ütles, et ta lõi su õde pähe. Kas sa tegid selle avalduse? Ma tegin selle avalduse ja just seda nad mulle ütlesid, et nad tegid. Kes sulle seda ütles? Courtney ja Brad ütlesid seda otse. Courtney ja Brad ütlesid sulle mida? Ütle mulle kohe, mida nad sulle ütlesid. Et nemad olid need, kes teda lõid. Nemad olid need, kes... Nende sõnul tapsid nad ja viisid lapse ära ning nüüd mängisid nad lihtsalt seda mängu. Kuidas sellest lapsest lahti saada? Kuidas lahti saada? Millal nad sulle seda ütlesid? Päev pärast seda, kui ta kadus. Aga nad ähvardasid mind ja mu tütart, et me vaikiksime. Olgu! Mu arstiema lubas mulle, et mu tütrega ei juhtu midagi, nii et ma võiksin rääkida. Olgu! Nii et sa ütled mulle, et Courtney ja Brad kimmitasid, tunnistasid sulle, et nad tapsid Rebecca. Ja Courtney on viimased paar kuud öelnud, et ta võtab selle lapse endale, ükskõik mis hinnaga. Sa valetad. Ma mõtlen, et me võiksime sealt alustada. Okei, see ei ole tõsi. Nad ei öelnud sulle seda, okei? Nii et me peame jõudma selleni, et saaksime omavahel rääkida ja lihtsalt tõtt rääkida. Sest sina tahad minult tõde ja mina tahan sinult tõde. Ja me oleme praegu sellises punktis, kus sina oled mingis... Eks? Sa ei ole vahistatud ega midagi sellist, aga ma pean jõudma selleni, kus... Kui Kimmi on minuga aus, siis ma teen kõik, mis suudan, et Kimmit aidata, kui tema ei olnud see, kes ta tegelikult tappis. Kas saad aru? Ma ei teeks seda. Olgu. Hästi. Aga ma võin sulle kohe öelda, et Courtney ja Brad ei tunnista sulle tapmist üles. Seda ei juhtu. Ma ei tea, kas see oli nii. Ei, seda ei juhtunud. Olgu. Me ei hakka praegu mänge mängima. Ma ei tulnud siia mängima. Selgita see ise välja, detektiiv. Ma olen seda teinud juba 30 aastat. Olgu. Nii. Alustame algusest ja räägi mulle, mis juhtus. Olgu. Ja siis ma selgitan välja, kui süüdi sa oled ja kas ma saan sind kuidagi aidata. Aga ma võin sulle kohe öelda, et ausus on ainus asi, mis sind praegu aidata saab. Kui sa hakkad mulle Courtney ja Bradi kohta valesid rääkima ja väidad, et nad tunnistasid selle üles, siis see ei aita sind. Inimesed, kes midagi sellist teevad, ei räägi sellest teistele. Kas saad aru? Ma tean, et sa olid sellega seotud. Sa pead mulle ütlema, kui palju sa seotud olid. Meil on praegu palju tõendeid. Olgu. Ma ei hakka sulle ütlema, mis need tõendid on, sest politsei ei tööta nii. Politsei töötab nii.
sina ütled mulle midagi, mina ütlen sulle midagi. Ja siis teen ma, mis suudan, et sind aidata. Ma ei saa sulle midagi lubada, aga ma pean teadma, kas see oli õnnetus ja mitte midagi, mida sa tahtsid, et juhtuks. Või olid sa lihtsalt füüsiliselt kohal, kui see juhtus? Nüüd on aeg minuga rääkida. Sest see on sinu viimane võimalus. Ja detektiiv seisab silmitsi Kimberliga, esitades talle teabe selle kohta, et ta oli seksuaalsuhtes Richiga, kes oli tema õe armuke, kihlatu ja poissõber. Ja ta näib tunnistavat. Jah, see on tõsi. Ja siis väidetavalt väidab, et Rich tappis Rebecca ja lapse, et tema ja Kimberly saaksid koos olla. Tuletan meelde, et Richi nimi või see nimi tundub olevat kehakaamera videos vaigistatud. Ma teadsin, et ta teadis niikuinii juba sellest, kuidas ta käitus. Ma ei ole kunagi oma õele haiget teinud. Sinu õde. Ma ei tea, kas ta tegi seda või mitte. Ta on mind eemale tõrjunud sellest õhtust saadik, kui ta lahkus. Keeldub minuga rääkimast. Ainus kord, kui ta üldse räägib, on siis, kui ta saadab mulle ähvardavaid sõnumeid. Ma tean, et sa oled sellega seotud. Ma ei ole sellega seotud. Ma ei teeks oma õele kunagi haiget. Ma armastan teda liiga palju. Siis kes seda tegi? Ma ei tea, kes seda tegi. Nii et detektiiv lubab Kimberlyl majja minna, et tualetti kasutada. Ja kui ta tagasi tuleb, pannakse ta kohe käeraudadesse. Pane käed selja taha. Ja. See on olnud Flora puhul vale. Jah. Olgu. Las ma vaatan. Siia. Ole ettevaatlik. Olgu, teeme nii. Nii et sa oled arreteeritud, sest sa ei tohi teadlikult anda politseile valeinfot, kui nad uurivad kadunud isiku juhtumit, mis lõpeb tapmisega. Selge? Sa ei tohi seda teha, see on keelatud. Ma ei räägi sellest, et sa alguses minuga aus ei olnud. Olgu, ma räägin infost, mille sa tahtlikult andsid detektiivile kellegi nimel, ma ei teagi täpselt kelle. Kas me nimetame teda sinu poissõbraks? Ma mõtlen, see kõlab nagu te oleksite olnud poissõber ja tüdruksõber. Nii et nüüd ma loen sulle Miranda õigused ette. Olgu, sest nüüd oled sa arreteeritud. Ja kui see sulle mõistlik tundub, siis ma pidin sind arreteerima. Ma ei tahtnud sind praegu arreteerida, aga ma pidin sind arreteerima sinu antud info põhjal. Kas saad aru? Ma ei saanud sind jätta arreteerimata, kui sa ütlesid mulle, et rääkisid politseile meelega vale juttu, et teda kaitsta, sest tahtsite lõpuks koos olla. Olgu, ma ei teeks oma tööd politseinikuna õigesti. Olgu, kas sa saad aru nendest õigustest, mida ma sulle selgitasin, Kimi? Jaa. Olgu, ma tahan lihtsalt sinuga rääkida sellest, millest me juba rääkisime. Kas oled nõus neist õigustest loobuma ja praegu mu küsimustele vastama? Jaa. Olgu. Hästi. Miks sa ütlesid Courtneyle, et sa olid autos? Ma ei öelnud talle kunagi, et ma olin autos. Ta on viimane inimene, kellega ma rääkida tahaksin. Nii et ta valetas mulle? Jah, ta tõesti valetas. Olgu. Miks sa andsid selle tahtlikult detektiivile? Kas sa tead, millisest detektiivist ma räägin? Härra Peace Corps.
Miks sa ütlesid tahtlikult härra Peace Corpsile, et Courtney oli sellega seotud? Miks sa seda tegid? Miks sa ütlesid talle, et Courtney ja Brad seda tegid? Kui ma poleks seda teinud, oleksin ma lõpetanud nagu tema. Ja mida sa sellest aru said, et sa lõpetaksid nagu tema? Lihtsalt kaoksin ära. Lihtsalt kaoksin ära ilma igasuguse seletuseta. Ja kui sa temast räägid, kellest sa räägid? Minu äkesest. Kes on sinu äke? Rebecca. Olgu. Aga milliseid arutelusid ja plaane te pidasite selle kohta? Kuidas temast lahti saada, et te kaks saaksite koos olla? Ainus see lihtsalt viskada. Viskad tema keha minema? Ei. Nagu jätada maha. See oli ainus asi, mida sa talle ütlesid? Jah. Olgu! Nii et nüüd, kui ta kaduma läks, ütles sulle pärast seda, kui ta kaduma läks. Ta ei öelnud midagi. Ei, ma mõtlen, mida ta sulle ütles, kui sa temalt selle kohta küsisid? Ta ütles, ma hoolitsesin selle eest, ära muretse selle pärast. Ta ütles, et ta hoolitses selle eest. Kuidas sa seda mõistsid? Mida sa arvasid, et see tähendab? Ma arvasin, et ta lihtsalt läks temast lahku. Ja ta lihtsalt kadus lihtsalt lambist ära. Ei, ta tappis ta. Ei ütle mulle, mis juhtus. Tema ainus vastus. Ära muretse selle pärast. Sa ei pea midagi teadma, nii et sa selle eest kinni ei läheks. Noh, ta käskis sul politseile tema eest valetada. See oli tal väga halb mõte, sest nüüd sattusid sina selle tõttu jamasse. Sellepärast ta siin käeraudades istudki. Kui ta sulle veel midagi rääkis, siis ta tõesti vedas sind alt. Ta jättis isegi sinu lapse isa kaardi sündmuskohale. No ütle ise, et see polnud tahtlik. See ei paista just eriti hea välja. Ta üritab tead küll jätta muljet, et keegi teine tegi selle, aga selgub, et selle mehe, kelle kaart see oli, tema ei saanud seda teha, sest ta on vanglas, aga tema lapse ema ei ole vanglas ja see viitab jälle sinule. Kas sa saad aru, mida ma mõtlen? Ta pani selle nii välja nägema, nagu sina oleksid asjaga seotud. Ma ei olnud seotud. Ma ei tea, mida ta tegi. Kui ta oleks mulle öelnud, et ta tegi talle midagi, oleksin ma kohe politseisse läinud. Aga ta ei andnud mulle otsekohest vastust. Nüüd ütleb Kimberly, et ta tahab jätkata oma intervjuud selle detektiiviga, kellega ta algselt rääkis, detektiiv Peace Corpiga. Nii et ta viivata temaga kohtuma. Seda osa intervjuust videos ei avaldatud, kuid siin on see, mida ta väidetavalt ehk vande all antud avalduse kohaselt ütles. Tsitaat. Kimberly Park ütles, et teisipäeval 4. novembril 2025, kui ta viibis Richard Falleri kodus, ütles too talle, et tappis Rebecca Parki ja et ta tahab Kimberlyt kaitsta, mitte jagades temaga üksikasju. Park ütles, et teises vestluses Falleriga oli too talle rääkinud, et midagi läks valesti, kui ta üritas beebit Rebeccast välja lõigata. Ta teatas, et Faller ütles talle, et üks teine mees aitas teda Rebeccaga. Parki ütles, et Faller oli samuti julgustanud teda uurimist eksitama ning see oligi põhjus, miks ta jagas eksitavat infot sotsiaalmeedia otseülekannetes. Park ütles detektiiv Peace Corpsile, et Faller hakkas muretsema, et uurimine jõuab temani lähemale ja et see juhtus neljapäeval või reedel enne laupäeva 22. novembrit 2025. Faller aitas tal koostada süüdistuse, mille ta esitas detektiiv Peace Corpsile sellel kuupäeval toimunud ülekuulamisel. Mis siis edasi saab? Kimberly on süüdistatud tõendite võltsimises, politseile valetamises ja valeavalduse tegemises. Ta maksis väidetavalt osa $5000 suurusest kautsjonist, mille alusel ta vabastati 3. detsembril. Sellest teatas 9/10 News. Tuleme tagasi Richard Falleri juurde. Eks, kuidas tema sellesse kõigesse sobitub? P. meeles. Tema oli esimene sellest grupist, kes selle mõrva uurimisega seoses arreteeriti. Kuid, nagu ma mainisin, ei ole teda otseselt seostatud Rebecca Parki surmaga. Talle on esitatud teistsugused süüdistused.
väljaande Michigan Live intervjuu põhjal Ritsi isaga arreteeriti Rits siis, kui ta läks seksuaalkurjategijate registri kohustuslikule kontrollile. Rits, nagu ka Brad, on samuti väidetavalt registreeritud seksuaalkurjategija. Seega näitab registri veebileht 5 süüdimõistmist seksuaalkuritegudes, mis ulatuvad tagasi aastasse 2003. Süüdimõistmiste hulka kuuluvad 3. astme seksuaalkuritegu 13-15-aastase isiku suhtes, lapse ahvatlemine ebamoraalsetel eesmärkidel ning seksuaalkuritegu abitus seisundis oleva ohvri vastu. Kuid novembri lõpus esitatud süüdistused olid väidetavalt seotud narkootikumidega. Nii et Rishile esitati lõpuks süüdistus 2 kontrollitava aine, täpsemalt metamfetamiini tarnimise ja valmistamise episoodis. See on kirjas kriminaalkaebuses ning talle esitati süüdistus ka korduvkurjategijana, mis tähendab, et tal on varasemast rohkem kui 3 süüdimõistvat kohtuotsust raskete kuritegude eest. Urimis aruandes on kirjas märkmed paarist intervjuust Rishiga. Dokumendi kohaselt päeval, kui Rebecca surnukeha leiti, ütles Treveko, et suurem osa sellest, mida ta teab, pärineb Kimi ja Courtney jutust. Ta ütles, et ei teadnud oma kihlatu surmast enne tänast. Nüüd väidetavalt nõustus Rish polügraafi uuringuga, nagu oleme hiljem teada saanud politsei raportist. Ta kukkus väidetavalt läbi. Ja samal ajal said uurijad ilmselt teada Kimberly vahistamisest ja tema süüdistusest, et just Rish ja Courtney tapsid Rebecca. Ja siis võeti Rish esimest korda mõrvas kahtlustatavana vahi alla, kuid talle ei esitatud selle kuriteo eest kunagi ametlikku süüdistust. Nii et mõni nädal pärast tema vahistamist maksis Rish kohtutoimikute kohaselt osa $5000 suurusest kautsjonist ja vabastati. Nii et praegu tundub, et nii Rish kui ka Kimberly on mõlemad kautsjoni vastu vabaduses. Nende seotus selle juhtumiga on kindlasti hoidnud neid tähelepanu keskpunktis, kuid tõeline fookus on ju Bradil ja Courtneyl, eks. Nemad on mõlemad vahi all ilma kautsjonita. Mõlemad süüdistatakse esimese astme mõrvas muu kuriteo toimepanemise käigus, piinamises, ebaseaduslikus vangistamises, kallaletungis eesmärgiga põhjustada raseduse katkemist või surnult sündi ning surnukeha eemaldamises. Ja kui nad süüdi mõistetakse, ootab neid kohustuslik eluaegne vanglakaristus. Bartholomew Kaitšad on viimastel kuudel kohtus korduvalt osariiki kritiseerinud, öeldes näiteks jaanuaris, et nad pole prokuröridelt selles asjas ikka veel saanud ühtegi tõendit, olulist materjali. Ja siis märtsis taotlesid nad, et mõlemale süüdistatavale tehtaks kohtukõlblikkuse ekspertiis, et teha kindlaks, kas nad mõistavad neile esitatud süüdistusi, kas nad suudavad oma kaitses osaleda ja kas see asi saab kohtuprotsessiga edasi minna. Kaitse on muide väidetavalt taotlenud ka ajutist keeldu Rebecca surnukeha perekonnale üleandmisele, et anda aega sõltumatu lahangu tegemiseks. See on huvitav, sest siin tekibki mõte, et võib-olla on olemas mingi alternatiivne surmapõhjus, eks? Rebecca Lapsendiema Stephanie ütles aga 9 and 10 Newsile, et ta mõistab Rebecca lõplike korralduste tegemise viivitust. Tsitaat. Ma mõistan, et nad pikendavad tema vabastamist, sest ma tahan, et mõlemal poolel oleks kogu tõendusmaterjal olemas, et seda ei saaks mingil tehnilisel põhjusel kõrvale heita. See keha ei ole tema. Ta on taevas ja tegeleb aiandusega või teeb mida iganes ta soovib. See keha, see on lihtsalt tõend. See ongi kõik, mis see nüüd on. Ja Stefani ütleb, et loodab korraldada Rebeccale avaliku mälestusteenistuse millalgi sel kevadel. 9 and 10 News teatab, et Bartholomeused peavad kohtusse naasma mai keskpaigas, mil me võime ehk kuulda uusi uudiseid selle juhtumi edenemise kohta. Ja ma ütlen lihtsalt seda, lõpetan selle mõttega. Pole tähtis, kes tapja on või mis oli tema väidetav motiiv nii õõvastava rünnaku taga. Tagajärg on sama. Noor ema kaotas oma elu. Noor poiss võeti sellest maailmast ja üks perekond purustati. Ma tahan lihtsalt öelda, et meie mõtted, palved ja head soovid on Rebecca lähedastega. Nad ei pea mitte ainult selle juriidilise protsessiga tegelema, vaid peavad ka leppima sellega, mida see kõik tähendab. See on kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes tema podcaste kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, iNews Nation Shows, Jesse River Live'is, esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmisel korral.